kas sul on trennis tekkinud olukord, kus lapsed räägivad sust üle, nad ei kuula sind ja su kontroll lihtsalt kaob? Enamik treenerid arvavad, et edu saladus on kavades või harjutustes, aga tegelikkus on see, ei ole vahet, millise kavaga sa väljakule lähed, kui sul ei ole autoriteeti, kaob laste fookus ja motivatsioon. Selles videos annan sulle 7 konkreetset sammu, mis teevad treenerist väljakul hea liidri. Kui proovid kas või ühte neist järgmises trennis, näed muutust kohe. Autoriteet ei tähenda karjumist ega rangust, see tähendab hoopis selgeid rutiine. Enne igat harjutust kutsu lapsed kuulamisjoonele. Vaata lastele silma ja ära alusta enne, kui oled saanud kogu grupi tähelepanu. See rutiin annab sulle supervõime, sa saad igal hetkel grupi fookusesse tagasi tuua. Lapsed loevad sinu kehakeelt rohkem kui sinu sõnu. Kui sa liigud närviliselt, oled mõtetega eemal või räägid liiga kiiresti, kaob autoriteet. Seisa rahulikult avatud asendis. Isegi üks samm lähemale koos silmsidega toob grupi või lapse fookuse tagasi. Tubli ei kinnista käitumist. Täpne kiitus näitab lapsele, mida ta õigesti tegi. Näiteks, väga hea, et ootasid kuulamisjoonel, või tubli, et pöörasid enne lööki õlad ära ja hoidsid lõpus tasakaalu. Selline tunnustus kinnitab õiged harjumused ja lapsed tahavad neid korrata. Turvatunne ja mängulisus. Lapsed õpivad kõige paremini siis, kui nad tunnevad end turvaliselt ja neil on lõbus. Treeneri ülesanne on luua keskkond, kus eksimine on lubatud ja proovimine väärtustatud. Näiteks mäng, kus lapsed löövad palli üle võrgu 1 minuti ja loevad, mitu lööki nad kokku saavad. Me ei keskendu eksimustele, vaid ainult parimale võimalikule sooritusele. See jätab trenni lõpus kõigile positiivse emotsiooni. Lapsed vajavad etteaimatavat struktuuri. Kasutame sarnast treeningute struktuuri läbi terve hooaja. See annab parima tulemuse ka siis, kui lapsed arenevad erinevas tempos. Treeneri energia peegeldub lastes. Kui treener on loid, on ka grupp loid. Kui oled energiline, tõmbab see ka lapsed kaasa. Näita harjutust alati sellise energia ja suhtumisega, mida eeldad lastelt. Kui keskendume tehnikale, pööra tähelepanu elemendile, mida tahad näha. Kui harjutus on kiiruse peale, tee seda ise ka täis energiaga. Kui keegi tunneb, et teda koheldakse ebaõiglaselt, kaob usaldus. Kõigil peavad olema samad reeglid ja ootused. Enne harjutust näita selgelt, et punkti saab ainult siis, kui pall püütakse ühelt põrkelt ja vise sooritatakse nii, et raskus jääb lõpus esimesele jalale. Nüüd üks kõige olulisem põhimõte. Treener ei ole lapse sõber. Treener on hoopis turvaline liider. Kui püüad olla üks nendest, kaob autoriteet. Kui oled liiga range ja külm, kaob usaldus ja motivatsioon. Õige tasakaal on sõbralik, aga mitte sõber. Need 7 sammu muudavad treeningut tõhusaks, toovad positiivsust ja fookust. Ja siin on minu väljakutse sulle. Vali oma järgmises trennis kas või üks nendest 7 sammust ja vaata, kui kiiresti laste motivatsioon ja fookus muutuvad.